sensoriga? Ei teata, soov võib võtta laudelt ja tere õhtust kõigile, mina olen Marek Maasikmets Keskkonnauuringute Keskusest ja ettekanneks kolleegidega Erik Teinemaa ja Katri Saarega. Väike täpsustus tegelikult, et see aruanne ikkagi konkreetselt on õhukvaliteedi mõõtmise kohta. Et ma siin natuke ka räägin sellest, mis vahe siis on piirväärtustega saastainetel ja siis lõhnal. Ehk selles uuringus ikkagi mõõdeti konkreetseid ühendeid, mis võivad ka lõhna põhjustada, aga see ei olnud ikkagi ainult sellise organoleptilise hindamismetoodikaga tehtud, et konkreetsete saastainete mõõtmised ehk siis lenduvad orgaanilised ühendid ja väävlivesinik, kaks sellist lõhna põhjustavat saastainet, õigemini siis lenduvad orgaaniliste ühendite puhul siis sadu erinevaid ühendid, mis võivad seda lõhnaeringu põhjustada. Nii, aga ma natukene avan seda tausta võib-olla hoopiski laiemalt, et kuna ilmselt te olete ka ajakirjandust lugenud justkui, et Tallinn on üks puhtam õhuga linn, ja siis on teada, et tekib teatud selline dissonants inimestele, et kuidas nii, et mul kodu tänavas haiseb. Ja lihtsalt see on meeldetuletuseks, et need uuringud, mis siis viimasel ajal on justkui Tallinna või Eesti kohta avaldatud, et me oleme Euroopa või maailma puhtama õhuga riik või lausa linn, et teinekord tegelikult tasub sinna natuke sisse ikkagi süveneda, et see viimane Šveitsi sõltumatute uurimisinstituudi poolt tehtud uuring, et tegelikult see oli ikkagi üsna eksitava. See oli kokku miksitud väga erinevad parameetrid, mille alusel siis üritati võrrelda ja ilmselgelt tegelikult ei edastanud infot selle kohta, mis siis Eestis toimub. Eestis on kindlasti õhtul kohas, aga siis jällegi konkreetselt Euroopa Liidu tasemel reguleeritavate saastainete puhul. Direktiivi tasemel reguleeritud erinevad saastained, mille üle siis arvestust peetakse ja siis võrreldakse riike oma. Ja seal vaieldamatult Eesti on kohas ja seal väga suuri probleeme ei ole. Eraldi ongi küsimus lõhnas, et lõhn Euroopa Liidu üleselt ei ole reguleeritud või lõhna selle määramine, et seda siis justkui iga liikmesriik siis teeb ise. Et on üldselt standardid, aga sellist Euroopa Komisjon või keegi annaks täpselt suunised ette, et sellist asja ei ole. Ja siis ongi, et selliste üldiste õhukvaliteedi näitajate puhul, kus siis võetakse aluseks erinevad saastained, enamasti siis lämmastikoksiidi, peenosakesed, soon või siis ülipeened osakesed, et siis tegelikult see indeks, mille alusel siis enamasti seda üldist õhukvaliteedi hinnatakse, et see siis on tegelikult selle 4 aastaine siis kombinatsioon. Ja seal Eesti tegelikult siis see indeksi väärtus on madal, mis tähendab seda õhukvaliteet on hea, et nende saastainete osas see ei tähenda, et lõhna ei ole, lõhn võib olla, et lihtsalt vahet teha, mis siis selle kas peenosakeste või lämmastikoksiidide või sooni all, et see ei tähenda, et annaks hinnang siis lõhnaainete kohta. Teinekord oluline siis meeles pidada. Ja need õhukvaliteedi tasemed enamasti ongi hästi madalad, ehk me mõõdame ikkagi seda mikrogrammides või veel madalavates näitajates. Ja ütleme selle õhuproovis või mida iganes meil siin õhus on, et seal on sadu tuhandeid erinevad ühendid. See, mis täpselt siis selle lõhna põhjustab, et ega see ongi teinekord väga keeruline siis hinnata. Ja ongi õhk on pidevas liikumises, muutumises ja tegelikult midagi teha, et saada adekvaatselt pilti tegelikult oleks vajas mõõta pidevalt. Pidev seire on see, mis tegelikult tagab ka siis kvaliteetsed andmed. Ja erinevate teguritega, mis sellesse õhukvaliteeti mõjutavad, kas temperatuur, viiskus ja tolmuline kontsentratsioon. Ja parasmatult õhukvaliteedi mõõtmine on keeruline ja kallis. Et see revolutsioon siis selles osas, et justkui läbi äpi või väga lihtsa anduri saab õhukvaliteedi kohta teavet, et see on ka eksitav. Ja selline müüd, mida justkui siis erinevad sensoripüüjad üritavad ka siis võimendada, et kui ostate meilt selle sensori, et siis saate teada, kui hea õhukvaliteet on.
võetajatena võime öelda, et hetkel see ikkagi päris nii ei ole. Et väga üksikute ühendite osas võime sellist väga lihtsalt võõrpistist usalduse pidada. Et pigem ikkagi, just ka nüüd siin Põhja-Tallinna probleemist rääkida, et seal on ikkagi selle mõõtmiste käigus siis vähemalt tuvastatud, et piirväärtuste ületamisi ei olnud, vähemalt nende mõõtmiste käigus ei tuvastanud, mis ei tähenda, et lõpp ei ole, aga jällegi tähendabki keerukamaid mõõtmisi ja nii-öelda siis natuke teistsugust lähenemist. Sellest Eesti juhukvaliteeti mõõtmisest, et iseenesest Eesti juhukvaliteeti mõõdetaksegi nii-öelda siis parem kokkulepitud nii-öelda mõõtepunktides. Ja loomulikult võiks mõõta rohkemates kohtades veel nii-öelda rohkem saasteine, aga me joome jälle sinna, et see kõik maksab raha. Riigil paraku nii-öelda seire eelarve on piiratud ja me peame leppima siis vähemalt hetkel nende seirejaamad, mis meil on ja ütleme, et kui linn või riik leiab raha juurde, siis loomulikult oleme omalt valmis seda seirelõppu siis meelekordist toodud, et erinevad saastajad, mida siis riik igapäevaselt mõõdab. Kuna selle kaarti, kus siis on siis laias laastus nii-öelda jaotatud Eesti siis 8 mõõtepiirkonnaks, on Põhja-Eesti piirkond, Lõuna-Eesti piirkond, seal siis mõõdetakse erinevad saastajaid. Tallinn tegelikult on seirejaamadega üsna hästi kaetud, et vähemalt nende siis traditsiooniliste saastanete osas on see seire nii-öelda siis täpselt see, nagu ta siis Euroopa õhukvaliteedi direktiivist tulenevalt peab olema. Nii, ja seda kõike saab tegelikult vaadata ka siis õhuseire.ee kodulehel saab siis operatiivselt andmeid vaadata. Veel kord tagasi tulles, et kui tahame ennast võrrelda muude maailma riikidega, siis siin ka enamasti need võrdlused antakse ikkagi peenosakeste osas, mida siis loetakse tervisele kõige kahjulikamateks või kahjulikumaks ühendiks. Ehk seal tegelikult nii Tartu kui Tallinn, et oleme ikkagi Põhjamaa selles osas, et on õhukvaliteet hea. Aga see jällegi lõhna osas nii-öelda ei ole selline hea võrdlus. Vaatame kaarti, mis siis eelkõige siis indeksi põhjal, et Eesti paistab nagu hea õhukvaliteediga silma, aga võib-olla mingis mõttes väga lokaalsel tasemel natuke ka eksitav, et ei ole lihtsalt lõhna arvesse võetud. Ja joomegi nii-öelda Põhja-Tallinna juurde, kus siis eelkõige siis nende kaebuste põhjal võibki välja tuua, et on eelkõige probleemiks lõhn või siis lõhnahäiring erinevate nimetatud kemikaalil, naftasaadustel iganes. Ja veel kord, et lõhna nii-öelda häiringu siis tuvastamine on eelkõige siis siseriiklikult tasemel reguleeritud. On tõesti eraldisest metoodikat, kuidas seda mõõdetakse. Ja selle uuringu ikkagi põhieesmärk oli kõigepealt tuvastada, kas on piirväärtust üle. Piirväärtust tähendab seda otsest ohtu inimese tervisele, kui on allapoole seda, siis loetakse, et sellist vahetut ohtu nii-öelda inimtervisele ei ole. Mis see tähendab probleemi? See mõõtepunkt siis oligi meil valitud siis koostöös Keskkonnaamet ja kohaliku siis linnaosa valitsusega. Et see mõõtekoha nüüd asukoha osas ka kindlasti, et seal kehtivad ka omad tingimused, peab olema elektriühendus, peab olema piisavalt turvaline. Ja loomulikult ka siis nii-öelda, et ta esindeks seda uuritavat piirkonda. Siin see mõõtekoha asukoht õnnestus hästi. Ja see oligi siis 20. novembrist kuni siis aprilli keskpaigani mõõtekampaania, siis selle õhukvaliteet ja metaparameetrid. Ja oli siis ABS ja mitteretaansete lendude plaanilised ühendid, pluss siis Meteo ja see oligi siis täisautomaatsete analüüsaatoritega. Ja mõõtmiste ajal siis registreeriti ka tuule suud, kiirus, temperatuur, kõik muud olulised näitajad. Mõõtmistulemuste juurde. Kindlasti ka see tuule suud mängib rolli, et iseenesest ideaalsel juhul, et kui saame juba selle terve
aastamõõtmised, siis seal enamasti kõik tuulesuunad esindatud. Tingituna siis sellest lühemast mõõteperioodist, et valdavalt esinesid ikkagi olid lõuna-idakaare tuuled, mis siis ei tähenda, et mõõtmised oleksid ei oleks nagu esinduslikud, aga lihtsalt see hetk olid need tuulekaared valdavad. Ja H2S-i osas, ehk siis selline tüüpiline mädapuna lõhn, ehk see punane joon ülevalt, mis tähistab siis tunnikeskmist piirväärtust, mis on siis 8 mikrogrammi, all on siis mõõdetud tunnikeskmised kontsentratsioonid, et siin on näha, et ükski piik üle selle tunnikeskmise ei läinud. Nii, mis ei tähenda, et seda lõhnaläve ei võiks võtmist näha, ei võidud ületada. See lõhnalävi siis on kuskil 1,5 mikrogrammi kokkuleppi, ta võib olla teatud juhul madalam kõrgem, aga selline unustatud. Et see ei tähenda nüüd, et see lõhnalävi siin oleks kuidagi reguleeritud. H2S-i puhul on ikkagi reguleeritud, et see piirväärtus 8 mikrogrammi allapoole seda, mis just võib öelda, et piirväärtuse kontekstis asjad on korras. Ja siin ka tegelikult siis mõõdetigi üldine tendents nii H2S-i kui lenduvate orgaaniliste ühendite puhul ikkagi välja, et kõige kõrgemad siis kontsentratsioonid mõõdeti ikkagi Kirde- ja Põhjakaare tuulega. Ehk siis valdavad sellest suunast, kus siis asuvad ettevõtted, mis siis käitlevad erinevaid siis kütuseid või erinevad siis õliprodukte. Ja siit on selle kontsentratsiooni poosi pealt siis näha, et pigem siis tuul puhus siit poolt, mis on ka mõõtes, et on maksimaalselt kontsentratsioonid nii H2S-i kui mis lenduvate orgaaniliste ühendite puhul. Kontsentratsioon lihtsalt, kontsentratsiooni roos näitabki siis seda mõõdetud siis kontsentratsiooni ja tuulesuundade omavahelist seost. Samamoodi ka siis lenduvate orgaaniliste ühendite puhul, kus on olemas nii tunni kui 24 tunni keskmised piirväärtused, ka seal tegelikult seda piirväärtust ei ületatud, et siin on need kontsentratsioonid oluliselt siis madalamad. Ja taas siin ka tegelikult see maksimaalne kontsentratsioon mõõdeti täpselt samal ajal, kui siis oli H2S-i puhul, mis viitab sellele, et ilmselt selle kõrge kontsentratsiooni põhjustas siis sama allikast või samad tegevused, mis siis põhja või Kirde suunas toimusid. Ja kui me nüüd siin selles aruandes seda ei saanud välja, kui tegime pöördmodelleerimist tagasi arvutus, kus tõenäoliselt see kas lenduvate või H2S pärineda võis, et siis ka tegelikult selgelt tuli välja Kirde põhja suund. Et ilmselt siis need allikad, mis seda lõhnahäiringut selliseid kontsentratsioone siis põhjustavad, asuvad siis selles piirkonnas. Ja lõhnahäiringu puhul, et siin me konkreetselt lõhnaaineid kui sellised ei mõõtnud, ehk siis lõhnaainete proovivõtte analüüs on teistsugune, et seda automaatarvundajatega tehtav, et see põhinebki siis kas siis inimhinal või siis modelleeritud. Et sellest ilmselt ka siis Keskkonnaamet hiljem räägib, et mida võib siis tulevikus edasi teha. Ja ütleme, mida me selle lühikese uuringu puhul võime siis lihtsalt järeldada seda, et enamasti siis need erinevad lenduvate orgaaniliste ühendid ja redutseeritud väävliühendid siis suure tõenäosusega põhjustavad seda lõhnahäiringut, et seda saab välja lugeda nii meie mõõtetulemustest kui ka siis inimeste kaebustest, kus on siis viidatud erinevatele siis küll siis kütuselõhnadele, keemialõhnale, seda laadi tegevused siis seda lõhnahäiringut põhjustavad.
Ja see, et me ei tuvastanud seal väävliühendite puhul, mõõdetud väävliühendite puhul, siis piirväärtuse ületamist ei tähenda, et seda lõhna seal ei ole. Selgelt oli tegelikult neid episoode, kus see lõhna läbi oli ületatud. Selle põhjal võib kas öelda, et lõhna seal piirkonnas ikkagi esineb. Ja kaebuste hulk muidugi, selle perioodi kohta ilmselt on praegu ka uued numbrid ja isegi kõrgemad. Et kindlasti seal on ikka muljet avaldada. Kaebusi päris palju, kui vaatame Eesti kontekstis, siis seda ikka on. Iseenesest nagu on ainestunud selle teemaga edasi tegeleda. Ja samal ajal, kui panna ka kokku siis need kaebused ja ilmastikuolud, siis ka tegelikult näha, et enamasti need kaebused aeguvad siis, kui puhuvad siis põhjakirde või idatuuled. Enamasti ka see on juba indikatsioon, et midagi siis peaks selles suunas mingi allikate tegevus asuma, mis siis inimestel põhjustada. Ja samuti tegelikult ka neid lõhnakaebusi esines ka muude tuuletuulede, et ei saa välistada ka teisi allikaid piirkonnas, siis kokkuhiilile või ka siis reovepuhastist, et seda üksikud episoodid või ühtlasi seatud. Kindlasti on selle lõhna teemaga nagu iseenesest ainest edasi tegeleda on ja olemata sellest, et piirväärtuste ületamisi ei mõõdetud, et siis lõhnale ületavad kontsentratsioon ilmselt oli ja see kaebuste hulk ka kindlasti arvata. Alust arvata, et inimesed on häiritud ja sellel on mingi selge põhjus ja suure tõenäosusega siis naftasaaduste käitlemisega siis seotud tegevused enamasti seda võivad põhjustada. Mitte kogu aeg, aga enamasti. Oleks kõik küsimused siis. Sellepärast pole siis siiamaani kindlaks tehtud, mis ettevõte siis, kus see hais tuleb siis? Piirkonnas on mitmeid ettevõtted, et selles mõttes ei saa öelda, et üks ettevõte. Et selle uuringu eesmärk ei olnud väga tuvastada siis seda üksikute ettevõtete emissiooni, kui piirkonnas esisjärgus nendes aastaid piirväärtust üle. Me 2 ettevõtted kuuldes üks. 10 aastat tagasi mulle keegi tegi selgelt, siis oli nagu algul ainult öösiti oli. Siis mulle üks seletas, et see, et laevu pestakse, et sellest tuleb see, no ma ei teadnud. Aga kes on laevu pestakse? Viimased kuud oli iga teine päev praktiliselt. 50% on lõhk. 2 põhiregu. Aga teie arvates, kas siit saaks midagi edasi uurida või see nagu... Jaa, saakski tegelikult, see Keskkonnaamet räägib sellest, aga kuna ütleb, et selge on see, et konkreetsete saasteainete kontsentratsioonid on nii madalad, et siis ei ole mõtet nagu edasi minna saasteainete mõõtmistega, vaid keskenduda lõhnale. Lõhnale, et ta siis... See ikka tervist kahjustada, see rikub närve kõige rohkem. Jah, ei see ka kindlasti, aga lihtsalt on puhtalt öelda mõõtme seisukohast, et selge, et siin pigem on tegemist siis lõhnahäirikuga ja keskenduda sellele, et kas siis kui lõhnahäiriku hindamisega edasi minna, et siis seal lõigata lõhnahäirikule siis esinevussageduse häiriku tase 15% aasta lõhnatundides. Kui see, mida siis elanikud peab taluma. Kui see ületamine on, siis see tähendab järgmist. No ma räägin 15% päeva või kuidas? Aasta. No meil on praegu iga kuu on vähemalt 30%. Võt selleks see tuleb nagu kindla metoodikaga nii-öelda helgeks teha. No meil on olemas meie grupis on olemas sellest kaebused kõige kord kirjutada. Ja nüüd statistika on olemas.
Jah, paraku meie seda statistikat see nagu selline kõrvale infoks võtta, aga selleks, et see nii-öelda ikkagi korrektselt määrata, siis on oma. Palju sellest 252-st, mis teil seal välja toodud oli nendest kaebustes, palju nendest Kopli liinidelt tuli? Kaebustega vist Keskkonnaamet. Ma pakun ikkagi väike osa. Et selles mõttes, et enamus ikkagi oli siia segant. See on teile. Jah, aga Kopli liinidelt oli ma pakun võib-olla 10 Mis seal siis on võimalik häirija võiks olla? Võib-olla ruttan natuke ette juba, aga sealne põhiline häirija pani ennast kinni. Et seal võiks nagu elu minna tulevikus veidi ilusamaks selle poole pealt, et seal oli ettevõtte nimega Tekkoi ja Tekkoid enam naftasaadused ei käita. Lõpetasid ära, aga küll on seal ka PLT, kust mingisuguste tegevuste tulemusel kindlasti võib mingid näinud tulla ja ka ökoloog, kes ka käitab naftasaadus. Nii et mingisugune lõhnahelg sealt võib endiselt tulla, aga ma arvan, et seda on kindlasti palju vähem kui see, mida varem tõsist. Tekkoil, kes käitas samamoodi raskeks kütuseid, soojetas neid samamoodi kergelt kütused, et sealt nagu lõhnahelg on kindlasti suurem kui ökoloogist või PLT-st. Aitäh! Suur aitäh! Aitäh selle ettekande eest, väga informatiivne ja kena näha seda Tallinna linnapoolset raamimist, et kus on tugev rõhk sellele, et kindlasti neid piirmäärasid ei ole ületatud ja meie ninad on paratamatult need kõige paremad detektorid, et ma näen, kuidas selle varjus saab nagu lasta sellel kõigil nagu edasi minna. Me aasta aega tagasi istusin täpselt siin 2 rida eespool. Siis oli Manuela Pihlaps siin, siis olid härra Suursoho tegi oma ettekande. Olid mitmed inimesed, kes rääkisid väga konkreetsetest sammudest, mis tuleb ära teha selleks, et probleem kaoks. Ja lihtsalt nüüd ma tulen siia ja mul on nagu mingi täiesti déjà vu moment, kus kõik nagu kordub, see on nagu mingi lõputu õudus ja kuidagi mul on nagu täiesti nagu inimlikult arusaamatu, nagu, et mis toimub. Et miks me siin oleme? Ma tahaksin näha eelmise koosoleku jooksul antud lubadustest mingisugust resultaati, mis annab mulle kui kohalikule elanikule siin hingerahu, et linn kuidagi nagu hoolib või teda üldse kotib, et siuke asi juhtub, jah, olgu kui tegemist siis kas või lõhnahäiringuga, siis see lõhnahäiring on väga räige, ma ei saa oma kodus normaalselt elada. See, kas see mingisugust piirnormi ületab või ei ületa, seda ei koti mitte kedagi. Ma lihtsalt ei saa oma elutoas olla isegi kinniste akendega enam sellepärast, et tuba haiseb ja see tekitab peavalu. Ma ärkan hommikul üles, mul on peavalu, mul ei ole kunagi ei pea valuta, aga millegi pärast siin elades mul pea valutab. Ja ma kuulen seda nagu erinevatelt inimestelt korduvalt seda lugu. Siis neid samuseid neid näiteid, neid graafikuid näidates ei ole ühtegi sõna sellest kumulatiivsest mõjust. Nagu Sergei mainis, et me hingame seda sisse üle päeva. Kui minu nina on nii hea detektor, siis ma ei tea. Ma kardan, et mul on mingi lõpuks närvikahjustus sellest. Et ma tean, et järgmine inimene hakkab andma ette seda, kuidas on tehtud uuringuid. Ma olen kogu seda lugu täpselt kuulnud juba ja ma saangi aru, et kõik need load on väljastatud siin, eks ju, tähtajatult ja mitte, ühesõnaga mitte mingisugust vastutust keegi ei võta. Ma ei saa aru, praegu toimub uus manufaktuuri kvartali arendus. Juba vaatan, et seal Facebookis olevate korterimüügi
kuulutuste all on juba kohalikud elanikud meelt avaldamas, et olge ettevaatlikud, ärge siia ostke korterit, sellepärast et siin haiseb. Ühesõnaga kuidagi väga, sooviks mingisugust nagu natukene adekvaatsemat lähenemist kogu sellele asjale kui see, et me vaatame mingisuguseid mitte midagi ütlevaid slaide, kus ühtegi pakutud lahendust ei ole näha. Eelmine kord ütles, kes on keskkonnaminister, keda siin mugavalt ei ole seekord. Et, jah, just Rainer, kuidas 3 asja tuleb ära teha. Linn, eks ju, peab survestama neid ettevõtteid, võtma ära nende keskkonnaload, mis iganes. Meie peame, siis ühesõnaga seadusi tuleb muuta. Ära Pärtel, Peeter, Pere pidi olema, ei ole. Ma tulin siia spetsiifiliselt selle pärast, et mina olen valinud tema Riigikokku, teda ei ole siin. Mis me teeme siin nagu? Kas kuuleme terviseandmed? Mine huvita nagu need terviseandmed. Ja ma saan... Katsuks kuidagi jah, ma mõistan, et see ongi frustreeriv, aga te just ise äsja kurtsite. Väga hästi, Manuela Piilap ütles ka seda kõike sama, et väga frustreeriv. Me saame ka kõik inimlikult aru, ise tunneme ka. Tuleme tööle iga päev, tunneme seda lõhna. Mul on selline ettepanek, et me siiski, nagu ma alguses ütlesin, siis meil on plaanis rääkida ka sellest, mis edasi saab. Mul on hea meel, et Rainer Vakra ja Pärtel Peeter Pere käivad lugemas, et muudame seadusi, aga kas te võiksite enne ära öelda, et alustage sellest, mis te ära kavatsete teha ja siis me võime kuulata lõpus. Siis mul on vähemalt natukene suudan maha rahuneda. Ja, te kurtsite äsja oma mure pärast, oma tervise pärast ja nüüd meil ongi järgmisena kavas Terviseamet, kes siis räägib nendest võimalikest seostest. Ja see kõik ei ole siia nagu õhutäiteks planeeritud, vaid see, et oleks alus seadust muuta või ettevõttele ettekirjutust teha, on kahjuks või õnneks need piirmäärad. Ja kui nende ületamist ei ole, siis me võime küll soovida neid ettevõtteid sulgeda, aga see ei ole päris selline nii-öelda tahtest sõltuv asi, et paneme kinni, sest et meil ei meeldi, kuigi me ei suuda ühtegi rikkumist tuvastada. Me jõuame pärast Terviseametit selleni, kuidas meil on võimalik nende lõhnahäiringute fikseerimisega edasi minna. Ja kahjuks ka siin Facebooki chatid ei ole piisav tõendusmaterjal, et mingeid nii-öelda ettekirjutusi ette võtta. Ja ma ei saa küll rääkida nende inimeste nimel, kes siin eelmine kord midagi lubasid, aga ma saan koos teiega liikuda edasi. Mul ei ole lihtsalt võimalik ei Rainer Vakra ega Pärtel Peeter Pere eest neid lubadusi jagada, sest et võib-olla neil on mingid paremad viisid seaduse muutmiseks, aga üks seaduse muutmine on circa 2,5-aastane protsess ja see ei käi niimoodi, et muudame homme ära. Aga palun, Terviseameti kolleegid, räägime siis võimalikest mõjudest tervisele, sest see on kindlasti üks teema, millega inimesed on ju palju nii-öelda pöördunud, just kurdetud peavalusid, iiveldusi ja kõiki neid samu põhjendusi. Kristina Aidla, olen siin täna koos oma 2 kolleegiga, keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albrechtiga ja meie osakonna nõuniku Natalja Šupinaga. Ja täna siis teeme meie tagasiside viimasele KUK-uuringule ja siis ka meie sellised soovitused antud olukorraga siis edasi liikumiseks anname samuti. Kõigepealt siis räägiks sellest, et kui palju on meil pöördumisi tulnud, et kuigi meil nüüd otseselt välisõhk ei kuulu Terviseameti järelevalve valdkonna alla, siis sellegipoolest inimesed meie poole üsna palju pöörduvad just selliste lõhnahäiringutega. Ja juba eelmisel aastal siis oli meil circa 25, et seal all on muidugi ka sellised korduvad pöördumised registreeritud, et see hulk oli pisut suurem kokkuvõttes. Ja nüüd siis 2024. aastal on maikuu seisuga pöördumiste arv väga palju suurenenud. Et isegi praegu see 50 ei ole enam see number, et on siin paari päevaga veel edasi tõusnud.
ja probleemsed on just need elamupiirkonnad, mis on ehitatud tööstusalade sadamate lähistele. Nii et just need siis sellised juurdearendused, mis on päris lähedal tööstusalale. Ja hetkel ongi siis Kopli piirkond elavnenud, kus kaevatakse ebameeldiva lõhna üle. Ja meie suhtleme antud küsimuses siis igasuguste lõhnaprobleemide korral Keskkonnaameti ja Põhja-Tallinna valitsusega. Ja keerulisem ongi siis sellistes olukordades, nagu siin ka välja tuli diskussioonis, kus piirväärtused küll ei ole välisõhusaaste ainetele või nende gruppidele ületatud, aga sellegipoolest esinevad lõhnahäiringud ja on ka selliseid kaebuseid tervisele ja siin ongi see põhjalikum koosmõjude hindamise vajadus, mida ei saa niiviisi hinnata üheselt öeldes, et kui üksiku ühendi piirkontsentratsioon ei ole ületatud, siis tõesti nende ainete igasuguste madalate kontsentratsioonide juures ka, kui need on väga palju erinevaid koos, pikaajaliselt, ütleme eluaja jooksul võivad mingisugused tervisehäiringud sõltuvalt organismidest kujuneda, aga siin ei saa me seda hinnangut hetkel anda. Ja konkreetse inimese tervisekaebuse seostamine siis just sellise konkreetse saasteallikaga või teguriga on üleüldiselt keeruline. Selle tõttu, et inimese tervise seisund sõltub väga paljudest teguritest, lisaks siis välisõhusaastele, sinna hulka kuulub elustiil ja organismi erinevad eripärad, kroonilised haigused ja kõik muu juurde. Ja siin ongi elamupiirkondade lähedus tööstuspiirkondadele just see peamine vastuolu, mis põhjustab jätkuvalt siis lõhnaprobleeme. Et antud juhul on see peamine häiring siis ikkagi lõhna, et see toksilisus ei ole antud juhul see peamine teema, vaid just see häiring, mis põhjustab ka omakorda inimeste stressi ja rahulolematust, mis omakorda võib samuti lõpuks tervisele teistpidi mõjuda. Ja nüüd Kuki uuringutest siis nad nagu välja tõid, et nad mõõtsid lenduvaid orgaanilisi ühendeid, täpsemalt metaani mitte sisaldavaid süsivesinikke ja kirjanduse põhjal nende tervisemõjud võivad olla väga erinevad, see sõltub konkreetsete ühendite koosseisust, mis seal on ja siin võib välja tuua hingamisteede allergilisi või ka immuunsusele üldiseid mõjusid, kui siis ka silmade, nina, kurgu ärritust, peavalusid ja iiveldust ja nii edasi. Ja nende NMHC-de hulka kuuluvad ka teistes benseen, formaldehüüd ja teised mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid. Ja seega võib nende seas olla ka potentsiaalselt kantserogeenseid aineid. Ja teine aine, mida siis määrati, oli väävelvesinik, vesiniksulfiid või siis H2S. Tervisemõjud avalduvad siis peamiselt õnnetusjuhtumite järgselt ja just siis töökeskkonnas, et väga kõrgete sisalduste juures. Mul tuleb edasi siin veel slaide selle kohta. Ja nagu eelnevalt ka kõneleja välja tõi, siis H2S-il on lõhnalävi tundlikumate inimeste puhul väga madal. Ta võib olla isegi 0,6 kuni 1,5 vahemikust alates. Võib tunda siis tundlikum inimene juba lõhna. Ja selle lõhn on siis väga häiriv juba siis allpool seda 8 mikrogrammi ruutmeetris õhus. Ma ei hakka siin neid üle rohkem lugema, et need olid mõõtmiste tulemused, kus nad juba mainisid, et piirkontsentratsioon ei olnud ületatud. Aga toon lihtsalt selle välja, kui suure mitu korda vähemad need tulemused olid, et 1 tunni keskmist siis lenduvate orgaaniliste ühendite puhul nende tulemus jäi 100 korda väiksemaks 1 tunni keskmisest piirväärtusest ja 24 tunni keskmisest ja 13,6 korda. Ja millele me nagu tähelepanu juhime, on ka see, et
kunagi eelnevas uuringus oli Kukk määranud benseeni eraldi nii siis tööstuspiirkonna lähistel kui siis ka seal elamualal, kuigi nad on väga lähestikku, aga jah, mõõtekohad olid siis mõlemas kohas ja seal mõõdeti Tööstuse tänaval 4,9 mikrogrammi kuupmeetris õhus. Benseenil ei ole küll 1 tunni keskmist piirväärtust määratud, aga tal on aasta keskmine, milleks on 5 mikrogrammi kuupmeetris õhus ja kui tinglikult sellega nagu vaadelda, siis ta on väga lähedal juba sellele. Ja ka benseen on siis kantserogeenne aine, aga siin puhul tuleb juhtida tähelepanu sellele ka, et benseen tuleb ka transpordist juurde ja peamiselt tulebki transpordi autogaasidest. Seega tööstuse mõju ei pruugi seal üldsegi nii suur olla, vaid see võib olla ka liiklusest tuleneva saaste koosmõju koos tööstusmõjudega. Et Lume tänaval oli madalam sisaldus siis selles 2018. aasta uuringus kui Tööstuse tänaval benseeni sisaldus. Ja kui võrrelda Õismäe seirejaamaga, siis seal on alla 1 benseeni sisaldus, kui nüüd maikuus vaatasime kolleegidega. Siia kohe küsida ka vahele, et 4,9 ja 5 on nagu suhteliselt nagu võrdsed numbrid. Et mis see 5 tegelikult siis tähendab, et kas see siis ongi nagu nüüd juba mulle kahjulik, et mul võib tekkida siis mingisuguse aja jooksul mingisugune nagu vähilaadne? Tegelikult, kuna benseen on väga ohtlik aine, siis sellel ei olegi seetõttu mingit 1 tunni keskmist pandud ja tal ongi nagu aasta keskmine pandud, et kas või tinglikult teada seda sisaldust ja võib-olla saab seda siis arvutada mingite mõõtmiste peale välja, palju seda võiks sisaldus olla keskiselt päevas, eks ju, aga üldiselt teda on alati õhus, et seda ei saa päris nullini viia, et me puutume igasuguste kemikaalidega kokku, ja öelda, et sellest tekib kellegi vähki ei saa, sest see nii lihtsasti ei ole väljendatav, arvutatav välja. Et mingid valemid on olemas, aga need ei anna sellist pilti, et saaks öelda, et see nüüd tekib või ei teki. Et see sõltub organismist, selle eripäradest ja teistest teguritest kokku. Ja antud juhul, nagu mul on ka kirjas, on see tinglikult võetud, sest tegelikult sellega ka otseselt võrrelda ei saa, sest mõõdutus on 1 tunni väärtusi ka tollases uuringus. Nii et seda ei saa üks ühele võrrelda. See 4,9 milligrammi oli siis tunni aja jooksul pidevalt tulevad? Ei, see tunni aja keskmine tulemas 2018. Mikrogrammi, jah. Siis võis olla mõni teine tund, kus kohas oli see kõrgem? Selle kohta ma ei öelda, et see tõime lihtsalt välja selle, et juhtida tähelepanu just seda, et seekord oli mõõdetud nagu seda ainete gruppi summaarselt, aga et võib-olla edaspidi, nüüd oleks soovitused hiljem. Aga kuidas see võib mõõdada väike lapsega peale, et siin on koolis lasteaed ja nagu ma tean, et iga päeva nende teevad ennast lahti ja siis on niisugune sättis. Lastel on, loomulikult lapsed hindavad sisse nagu suurema koguse õhku, nende organism on väiksem ja tänu sellele neil võivad nagu mõjud kiiremini avaldada ja organismi mõju võib suurem olla. Aga see on ükskõik, kus selles mõttes, kui sa välisõhku siin või... Praegu ma räägin, et siin on lõhna probleem peale. Ja gimnaasiumis, nagu mulle räägiti, praktiliselt iga päeva sellest probleemi. Lapsed tulevad koolis ja siis on juba õhkumised. Ja kui mitte meeldivad, no võib olla tualeeti, kuidas või tõsta. Kui see mõjutab sellest, et pea valutab, peale läheb ringi, silmaga probleemi. Ta otse võib mõjutab. Ja võt siin ongi, et kas see on nüüd just sellest on väga keeruline öelda üks ühele. Aga siis midagi vaja nagu mõelda. No jah, et ma liigun praegu sellega edasi ja siis pärast võime veel. Ja teine õhend oli siis Väevel
vesinik ja tema sisaldus puhtama õhuga piirkondades on madal, 0,03–0,1 mikrogrammi kuupmeetri õhu kohta ja kokkupuutetee nagu peamiselt sissehingamise kaudu, kuid naha kaudu imendamine on ka minimaalne võimalus. Ja WHO on välja toonud, et kontsentratsiooni juures 2800 mikrogrammi kuupmeetri õhu kohta võivad siis esineda nõrgema immuunsüsteemiga inimestel, sealhulgas ka astmaatikutel, hingamist ette häireid. Et need sisaldused on väga palju kõrgemalt mõõdetud sisaldustest. Ja 5000 kuni 29 000 mikrogrammi kuupmeetri õhu kohta võib siis ka silmade ärritus esineda. Ja siin on natukene veel rohkem neid vahemikke, mis on näidata, kui WHO on nagu välja toonud, et just selliste väga kõrgete sisaldus, mis on peamiselt töökeskkonnas esinevad sellised võimalikud tervise suuremad kaebused, just seal vesiniku kohta. Ja et need mõõdetud sisaldused jäid väga palju allapoole, et 3600 kuni peaaegu 340 000 korda alla akuutseid tervisemõjusid. Aga need on akuutsed siis. Ja siin oli ka juttu eelneval kõnelejal ka siis sellest lõhnalävest. Et siin me tõime välja joonise peal ka, et kui see piir on toodud ja punase joonega siis on 8 ja need tundlikumad võivad hakata tundma siis lõhna juba seal madalamal 0,6 kuni 1,5 vahemikus. Ja lisaks siis võivad ka selles piirkonnas mõjutada lõhnahäiringut ka merkaptaanid ja need on väga tugeva ärritava lõhnaga ained. Et Eestis on ainult reguleeritud seadusandlusel metüülmerkaptaan välisõhus, aga merkaptaani lisatakse ka väikses koguses gaasile, et kui selle jaoks, et kui seda satub õhku, siis oleks ta indikaator, et me teaksime, et see on juhtunud ja on ohtlikum. Ja käesolevas uuringus siis ei olnud neid mõõdetud, et seepärast me sellel nagu ei peatu ka pikemalt, nende kohta meil nagu puuduvad praegu tulemused ka. Ja kokkuvõttes meie seisukoht ja hinnang nendele mõõtmistulemustele on, et kuigi piirnorm ei ole ületatud nendele mõõdetud saasteainetele ja saasteainete gruppidele, siis on arusaadav, et piirkonnas on lõhnahäiring ulatuslik ja samuti ei saa välistada saasteainete koosmõju pikaaegset kokkupuutest, mis on siis eluea vältel, ütleme 30 aastat kuni 70 aastat, võimalikku tervisemõju avaldumist, mis on sõltuv siis organismi eripäradest ja samuti elustiilist ja erinevatest teguritest. Ja pikaajalise tervisemõju hinnangu andmiseks antud momendil ei ole piisavalt andmeid ja see nõuaks teadusasutuste kaasatust epidemioloogiliste uuringute, mis leiavad siis põhjust-tagajärg seoseid läbiviimiseks. Et see on meie seisukoht praegu. Ja meie ettepanekud on järgmised, et viia läbi Eesti Keskkonnauuringute Keskuse lõhna hindamise ekspertrühma uuring Põhja-Tallinnas kaebuste esinemise piirkonnas, paigaldada naftasaaduseid käitlevate ettevõtete piirile seirejaamad, mis võimaldavad jälgida saasteainete sisalduse muutusi piirkonnas, seirata piirkonnas lisaks teistele näitajatele ka benseeni ja merkaptaane, peale ettevõtete lõhnaleevendusmeetmete rakendamist seirata taaskord piirkonna välisõhu kvaliteeti ja linna planeerimisel arvestada võimalike tervisemõjude või häiringutega, mis tekivad tööstusalade lähedusse elamualade kavandamisel. Ja tulevasi elanikke tuleks teavitada potentsiaalsetest häiringutest, sealhulgas lõhn, müra, lähistel tööstus või muud häiringud. Kahjuks on see olukord väga planeerimises samuti kinni.
et need tekkinud olukord. jah. Küsimusi siis palun. Ma pean öelda sulle, eelmine aasta televisioonid saatis inimesed kuskile pikalt. Et see ei ole meie mure, ei ole meie probleeme, aga pöördagi meile. See saatis seda. See vasta tõele. Ei, no tegelikult ma näinud selles vastu kirja, mis on saadetud rahva. Ma ei ole ise sellega, Ja, siis et meie hakkasime sellega ma räägingi, et praegu on teemaga eelmise aasta lõppu. Meid kaasati, et siis me nagu oleme diskussioonis nüüd sees ja nõustame omalt poolt ja anname parima, et see olukorda ka nagu parandada. Kui need ette pandud asjad nüüd kuidagi nagu läbi viia, siis lihtsalt edasi. Mis see samm siis on sinna poole, et võiks sellest lõhnahäiringust lahti saada? Leevendusmeetmed tõenäoliselt ettevõtete poolt, et veelgi, kui see võimalik on, siis mingid tehnoloogilisi arendusi või... Eelmine aasta oli juttu pesuritest, mis lähevad sinna rikkuvatele või vähemalt ühele põhilisele rikkuvale ettevõttele kuskile sinna vahele, mis siis peseb õhku enne, kui see paisatakse. See pidi kõik juhtuma siin novembris. See ongi plaanitud järgmine ettekanne. Siis juba keskkonna amet. Igatahes, mis iganes seda tehti, see ei tööta. Sellest tuleb juttu, siis saab täpsemalt neid tehnilisi lahendusi. Aga järgmiseks meil ongi Green Marine'i esindaja sel samal pesuri teemal rääkimas meiega. Tervist, et minu nimi Indrek Tähtas, olen Green Marine'i juhatuse liige, käisin ka 8-9 kuud tagasi, kui meil oli see samasugune üritus siin, käisin ka kohal ja rääkisin teile puhastist. Õupuhastist, mis on meie siis terminali osale planeeritud. Ja täpselt nii ta oligi, et masin pidi meile kohale jõudma novembrikuus ja kogu see töö masina käivitamine pidi jääma detsembri alguses. Kahjuks juhtus selline situatsioon, et see masin on tellitud Iisraelist. 7. oktoobril praegus Iisraelis kuulutati välja sõjaseisukord ja riik pandi seisma. Ehk siis meie tarne meile viibis. Õnneks tänaseks päevaks on seade kohal. Viimased ühendustööd on tegemisel. 17. juunil tuleb Iisraelist meeskond siia esmakäivitust tegema ja kuskil orienteeruvalt 19-20 juunil töötab ta täies võimsuses. Ja seoses sellega, et ma ei hakanudki siin teile ühtegi pilti või mingi graafikut näitama, teen üleskutse, et juuli alguses ootaks külla kõiki, kes soovivad tulla. Näitaksime reaalselt koha peal, millega nüüd tegeleme ja mida endast kuulutab ka see seade ja mis selle seade eesmärk on. Et minu kontaktid on leitavad Green Marine'i koduleheküljelt. Kodulehel on olemas, pildjärgi tunnete ära, kirjutage mulle meili peale, kes sooviksid tulla. Lepime kokku ja juuli esimese nädala jooksul võtame neid vastu, näitame reaalselt koha peal, et millega meie tegeleme, milleks see seade võetud, mida see seade peaks tegema ja samamoodi ka, et kus üldse meiesugusel ettevõttel, millest õnnelikult tekib. Et me ei ole tavapärane naftasaaduste käitlemisega tegelev ettevõte, et me oleme jäätmekäitleja, kes võtab vastu kütusejääke. Tegelikult meie põhitöö on vee puhastamine, kuna kütusejäägid sisaldavad enamuses vett. Väiksem osa siis on meil see kütusefraktsioon ja kindlasti raskete kütteõlide käitlemisel erituvaid lõhnasid on. Nagu siin eepool öeldud, et meie täpselt tegeleme nende samade lõhnahäiringutega, ehk siis vesinik, sulfiidi ja orgaaniliste kergelt lenduvate ühendite püüdmisega. Nagu öeldud, 20. juuni on meil kindlasti see tähtaeg, kus see masin peab töötama. See on meie viimane tähtaeg Iisraeli tehasele.
selleks ajaks me tööle saame ja sellest ajast vaatame ikka selles mõttes külla, seda heast vaatame ja katsume. Need on need meetmed, mida meie saame teha omalt poolt vähendamaks neid lõhnahäiringuid, mis võivad meie ettevõttes tekkida. Me muidugi on loomulikult ainukene tööstusettevõtte siin piirkonnas, et siin tööstusettevõtteid on ka teisi, aga meie üritame kõik teha selleks, et oma jalajälgi vähendada nii palju, kui on võimalik. Ja sellest lahendusest, mis siis räägime sellest gaasitõusudest, hetkel meile teadaolevad paremad tehnoloogiad ei ole mõeldud välja, et see on siis peaks olema kõige efektiivsem vahend, kuidas vähendada just eriti neid aineid, mis on inimninale väga kergesti tuntavad. Ehk siis seesama vesiniksulfiid, mis tegelikult on tuntavad ju palju madalamas kontsentratsioonis kui on piirkonnad. Et samamoodi kergelt lendavad orgaanilised ühendid, mida inimninal tunneb ka väga hästi. Et täpselt nende jaoks üritame teha endast kõik olenema. Oleme investeerinud väga suures mahus just sellesse seadmetesse, aga kahjuks seoses sõjaseisukorraga on selle seadme tarne viibinud. Aga nüüd õnneks seade on meil kohal, et meil siin kahjuks oli isegi vahepeal selline situatsioon, kus seda sadamat rünnati, kus kohas see seade oli, õnneks seade ta ei saanud. Õnneks on ta kõik ühest üks kohal, paigaldustööd on, mis on meie poolest tehtavad on lõppenud ja nüüd ootame Iisraeli inseneride meeskonda, kes tulevad kohe suure meeskonnaga, et saada see võimalikult kiiresti lõppu. Kas sobiks selline asi, et näiteks linnaosa valitsus lepiks teiega kokku selline avatud uste päev, kui on, et me koguks reguliliste see tegu on A-kategooria ettevõttega, päris sellist linnaekskursiooni seal kindlasti ei toimu. Jaa, et me ei saa seda me kahjuks ei teha, et meil on need piirangud, et me teeme väikeste gruppidega, vajadusel teeme siis 2-3 gruppi, me ei hakka avatuste päeva tegemist. Ei, ma seda ebatäpselt, aga et kui kutsute külla, siis ilmselt ega ei soovi, et iga päev käiks seal. Ei, ühel kindlal päeval ja siis kindlasti kellad jättis kokku, võtame vastu, tutvustame vajadusel teeme siis mitmes grupis, kui on huvitatud osapooli rohkem. Et eks me oleme tegelikult ka siin ju Tallinna linna erinevatele komisjonidele ja ametitele samamoodi teinud neid ekskursioone näidanud, et mida me teeme, kuidas me seda teeme ja millised on meie leevendusmeetmed, et meie poolt tekitatavad probleemi ei vähendada. Et oleme valmis seda ka hinnatama täpselt samamoodi, et kutsume külla. Et siis jah, kui lihtsamalt läbi linnas valitsuse käib see, kommunikatsioon sobib seda, et lihtsalt teada anda ja ajaliselt see juuli esimene nädal sobiks hästi. Siis on meil, on ta valmis, meil juba saame varem, aga kahjuks meil enda juuli lõpus on siin teised asjad olnud, me ehitame ka teises valdkonnas teist tehast, et seal on väga pingeline töö. Aga juuli algus saame just vastu. Te olete öelnud, et mitte niisugust ettevõtted. Kas te võite neid nimetada? No tööstusettevõtteid on seal ju territooriumil, te ju saate ise vaadata, see nõuab info, et tööstusettevõtted on ju palju siin põhjal Tallinna. Küll aastat aina vähem ja mis on ka meie puhul iga järgnev aasta meil käib läbi vähem jäätmeid ja töötunde ka, et võin lihtsalt näitama tuua, et siin selle aasta alguses töötunnid on rohkem 50% vähenenud võrreldes eelmise aasta. Reaalselt töötavad töötunnid, sest sellise ettevõtte puhul nagu meil on löörnäiring saab tekkida ainult sellise juhul, kui toimub pumpamine, ehk siis liigutatakse vedelikku, kui liigutab vedelikku, liigub õhk. Ja kui liigub õhk, saavad tekkida häiring. Kas seal on mingisugune seos, kui teil nagu töö käib, et siis tulevad need lõhnahäiringu teated, kas seal on mingisugune olete ise märganud? Just vaatame, mis nagu meie arvates ongi huvitav, me jälgime ka teie seda gruppi, et siin näiteks oligi üks nädal, kus meil oli absoluut, kogu teras oli kinni ja lõhnahäiringu läksid edasi. Meil selles mõttes toimub mitte mingisugust tegevust. Ja näitame nüüd tuua näiteks jaanuari alguse, et jaanuari alguses tegime suuremad hooldus- ja remonttööd ja peaaegu 3 nädalat neil ettevõttel seisis täies mahus. Samamoodi olid siin märtsikuus oli meil seoses ühe seadme rikkega, oli tekkis see pikem periood, kus me ei töötanud üldse, et lihtsalt ei olnud võimalik. Ja kuna meil need mahud
iga aasta järjest langevad ja langevad tegelikult selle põhjusel, et Eesti laevandus kukub. Samamoodi ütleme siis lisaks laevandusele loomulikult me teenime ka siis maapealuvate ettevõtteid, autotöökojad, lennujaamad, kõik see osa ka, aga ikkagi tendents on langus tippaastatega, aastates 2018-2019 on vastuvõetav kogus rohkem kui 2 korda vähenenud ja praegult on ikkagi tendents iga aasta väikesem mahus vähenenud. Ma nüüd peast numbrid ütle, aga äkki 22 versus 23 näiteks oli see kukkumine 10% vähem. Ja seoses sellega vähenevad otseselt töötunnid. Et mida vähem on materjali, seda vähem tunde töötame. Tänasel päeval me räägime kogu töötundidest, kui me 40 töötundi on nädalas, siis aasta keskmisena meil ei tule pool seda aega peab kokku. Tööaeg on meil esmaspäevast reedeni, olenevad päevadest, mõni päev on natukene varem, eks me alustame juba kella 7 tööd, teiste päevadega kella 8 ja kella 4 oleme alati. Aga laupäev meil töö. Toimub ainult selles mõttes, et jäätmeid tuuakse juurde, ehk siis auto tuleb ja huppab mahutisse, aga tehas ise, mis jäätmeid käitleb, kus temperatuurid tõusevad ja kust see lõõnahäiring põhiliselt tuleb. Need autojuhti pühapäeviti seisavad täismahus. Seda seal meil ei ole lihtsalt materjali ega jäätmeid. Isegi tegelikult, kui meil oli see tippaastad 2018-2019, isegi siis nädalavahetust oli tööd. Siis meil lihtsalt oli tööpäevad olid pikem. Siis töötati 10-12 tundi päevas. Tänasel päeval me töötame iga päev ja töötame mitte rohkem 8 tundi. Ja nagu ütlesin, tendents on ainult vähenevad. Ja ega selles mõttes on ka see juba teada, et kütused vahetatakse välja, ehk siis need naftabaasi kütused enam ja enam kaovad ära, tulevad alternatiivid ka laevadele ja ega siin pikemas perspektiivis sellise käitluse vajadus ainult vähem. Küsimus on selles, et inimesed kannatavad juba selles probleemi 13 aastat. Ja nad on juba väsinud. Ootame midagi on nagu mitte, veel pikka perspektiivi, 2 aastat, 2,5 aastat, aga nii kuu jooksul, aasta jooksul, midagi konkreetne. Ütleme, kõik, mida meie saame teha, on selle kuu lõpuks tehtud, eks, et sealt edasi kahjuks tehnoloogiliselt oleme ka vaadanud, kas on mingi variant veel, lihtsalt varem olla sellest süsteemist nüüd hetkel ei ole varem veel mõeldud. Kahjuks mitte midagi ei teha nafta lõhnab, et ise tunnetasite samamoodi, kui tangid bensiini või diislit autosse, sellel on lõhn. See lõhn on selgelt tundnud. Lihtsalt nüüd on see, et kui need kogused lihtsalt on suuremad, et kui paagis on 50 liitrit, võtta sinna sisse, siis tekib see üks teatud tõenäoliselt. Kui me räägime 5000 tonnist 50 liitri asemel, siis see eris on teine. Ma seda on tunda, kui te olete ise ka toimetate seal, te ka tunnete, et kas te oskate öelda, et kas seal on peale teie veel ettevõtted, kus kohas see lõhkumist tuleb? Selles mõttes kergelendavad orgaanilisi ühendeid, laevaremondid on samamoodi, 2 suurt laevaremondi ettevõtet on ju siin Põhja-Tallinnas. Vesiniksulfiid lihtsalt tekkida ka muudest ütleme siis protsessidest. Et see vesiniksulfiid ei ole ainult ütleme siis naftasaaduste probleem. Kergelendavad ühendid on pigem naftasaaduste küsimus. Siin on ju lõudikütuse terminalid. Meil on ju järelevalve inimene on siin, kes peaks täpselt teadma. Kas sina ei ole ometi see, kes on see nii-öelda keskkonnapolitseinik, kes kohe kui hais tuleb, sina jooksed, lui käes, lööd ukse jalaga lahti, vaatad, eks ju, kes kus haisutab. Sa peaks täpselt teadma, kust haisud tulevad. Praegu mulle tundub nagu kuidagi jälle sükene nagu palli kellegi teise aegla veeretamine, et ei, meie siin teeme kõik ära, mis meie saame teha, see kõik on paratamatu. Ma kujutangi ette, et nüüd me olemegi sellise lõhkise küna ees, et siin juulikuus me kõik märkame, et hais on täpselt samasugune, mitte midagi ei ole muutunud.
siis tuleme siin 9 kuu pärast jälle, on uus linnaosavalitsuse vanem, on uued inimesed siin ees, kõik ehitavad õlgu, vaatame jälle mingisuguseid graafikuid ja pidu läheb edasi. Noh, andke andeks natukene, kui ma kõlan sarkastiliselt või natukene emotsionaalselt, aga lihtsalt istun siin ja kuulan seda juttu ja lihtsalt natukene ei saa oma seda sarkasmi kuidagi vaka all hoida. Vaatamata, et selles mõttes meie kindlasti suhtume nendesse teadetesse väga tõsiselt. Selles mõttes ei tasu selles kahelda, et ka eelmise aasta 250 või eelmise aasta 500-600 kaebuse vahel, sellel aastal 250 kaebust umbes. Et täiesti selgelt me suhtumises väga tõsiselt ja selgitame ja otsime neid asukohti samamoodi. Selles mõttes, et kui need kaebused tulevad, siis esimese asjana on kindlasti tuulesuund see, mis nagu määrab seda väga suures osas, et kust see kaebus saab või kust see nagu... No me teame seda, kui tuul puhub, siis on hais, jah, loomulikult. Ja täpselt nii ta ongi, et ka inspektor saades selle kaebuse eest võtab tuulesuuna lahti ja näeb. Ja selle poole pealt ma selles mõttes tahangi teid väga tänada selle eest, et nagu kui me eelmine kord siin oli, mis me leppisime kokku, et edastate andmeid täpsemalt kui varem. Et varasemalt oli lihtsalt Kopli tänav, siis me mõtlesime, et kas Baltijaam või on veel teemuse all. Et siis nüüd on palju täpsemalt need asukohad kirjast, kus kohast nagu kaebust on tuntud. Et seda nagu kindlasti palun tehke edasi. Et see on selles mõttes palju parem informatsioon. Kas teil on, kirjeldage seda protsessi lihtsalt uudishimust nagu kodanikuna, ma ei mõista täpselt nagu, kuidas see käib. Et kui te saate, näete, et on need kaebused, eks ju, et okei, et te saate nagu siis nagu vaadata järgi, eks ju, et nendelt aadressidelt tuli tuulesuund ja siis te hakkate joonnauaga tõmbama nagu jooni ja vaatate, kuhu see tuleb. Kas teil on koha peale hetkel kohe võimalik minna mingisuguse seadmega ja tuvastada midagi või kuidas see süsteem toimub? Meil on teatud jutud, kogu aeg ei ole võimalik kohale minna, et selles mõttes sellist ressurssi meil ei ole nagu non-stop 24 tundi kogu aeg jooksnud, seda ressurssi meil ei ole. Aga kindlasti me koha peal käime ja oleme käinud nii ilmaliinis, kui oleme käinud Seaside development. Sellel aastal samamoodi korda. Ja viimati ka Seaside developmentist võtsime eelmine nädal ka kütuse proovi, et aru saada siis, kas see ka kütused käideldakse, on siis kvaliteet. Ja võtan natuke ette, aga põhimõtteks ma järgmisel ütlema, et selles mõttes me kavandame ka kindlasti kui seal Seaside'is samamoodi ja täiendavaid mõõtmisi. Et aru saada sellest laadimistsüklist, et kui laadimine toimub, et kuidas ja kui palju sealt siis need väliselt küljed. Et nii nagu ka alguse poole siin oli jutuks, et välisõhus siis selle saasteainete levik, et see ei ole nii palju lihtne. Et ei ole lihtne tuvastada seda, et kas on ületatud või ei ole. Ja sellist seadet meil paraku tõesti nagu inspektoritel ei ole, millega kui me koha peale läheme ja ütleme, et nüüd on rikkunud. Selles mõttes, et ennekõike on väljastatud luba, seal on tingimused, tegevused, mis on lubatud teha. Ja samamoodi siis kontrollitakse kõik tegevused, mis tehakse vastu. Ja eks me jõuame tagasi selleni, et kuna piirmääre ei ületata, siis mingisugust seaduse järgi mingisugust rikkumist ei ole, et siis selles mõttes, et me võime siin, me võime teavitada, aga tegelikult midagi nagu ei juhtu. Et siis tegelikult, mida eelmine koosolek tuligi välja, siis järgmine asi on nüüd linna teha, on see, et tõrjuda siit elamupiirkonna vahetuslähedusest tegutsevad ettevõtted, mis seda lõhnahäiringut tekitavad. See ongi järgmine loogiline samm, et see asi ära kaoks. Ma saan aru, et firma loomulikult, selleks, et tegevus saaks nagu jätkuda, nad peavad mingisugustest ettekirjutuste raamistikus proovima neid häiringuid vähendada. See kõik on väga tervitatav, kui see töötab, super. Mu millegipärast sisetunne ütleb, et arvatavasti see jätkub või siis tuleb välja, et neid on nagu mitmeid, siis tegelikult see algprobleem ju jätkub. Aga kas on aru, mille praegu keskele on? Kas ma võin küsida vahele? Mulle väga meeldib, et Kliimaliin on võtnud selle ohjad enda kätte ja teeb leevendamiseks erinevaid samme, aga sellegipoolest küsimus jätkub, aga kui sa oled need teised ettevõtted, kes tekitavad seda häiringut, kas teised ettevõtted ei ole mitte midagi tegema? Jõuame sinna
järgmises ettekandes põhimõtteliselt ka, kus siis tulevad raste mõõdistused, siis hakatakse hindamist lõhna uuesti. Aga äkki me liigumegi selle ettekande juurde, et muidu me vastame küsimuste-vastuste voorus selle ettekande juba ära. Ma ei tea ilma punktist. Aga mul nagu selles mõttes rohkem praegu ette midagi, miks ma pärast vastu jooksvat küsimust. Aitäh. Ja kui me ajast tagasi kerime, siis päris esimene ettekande, kus Marek vist rääkis, on oluline eristada piirväärtustega lõhnaaineid ja piirväärtustega lõhnaaineid. Sellest ka, ütleme, need lähenemised on täiesti erinevad. Et need, mis on piirväärtustega, on loas sätestatud kontrolli järelevalve tööd, kui me ei suudame ära tõestada, et mingi väärtus on ületada, on liikmeid meetmeid rakendada. Tegelikult tiimariin on nagu ehe näide. Miks ettevõte teeb investeeringuid ei ole ainult vaba tahe, sest ma arvan, et kõik on nagu äri. Aga ma võin ka ütelda, et koostööd tiimariin on täiesti hea, ettevõtteid ei ole. Aga selge on see, et see trigger on ikkagi see, et mingi piirväärtus on ületatud ja sa pead tegutsema. Või siis teine on see pikk metoodika, mida ma näitan neile. Miks me veel seda ei ole teinud, ongi nagu see, et see vahel. See on nagu pehme meede, eks ole, et meil on hästi palju erinevaid tegusid. Nii. Et see on nagu natuke kantseliitsem, aga põhimõtteliselt me räägime siis lõhnaainest, mis ei ole piirväärtustega reguleeritud. Oluline on aru saada ka see, et me võime selle mõõtmise ära teha, kindlasti teeme ka, sest see, kui me ei leia muid rikkumisi lubada, siis on ainult asi, mida me teha saame. Ja tõenäoliselt me teeme seda siis, kui on teada Tarmo poolt nimetatud ettevõtte mõõtmistulemused, pluss tegelikult ka teeb kliimariin, mida ta ise küll ei ütelnud, aga ma ütlen ise, et ta teeb ka enda mõõtmistulemused uuesti ära peale seda, kui ta on puhastusseadme pannud, et veenduda, et ta ei ületa neid piirväärtusi, mis on loos ette nähtud. Et need mõõtmistulemused on käes ja me ei tuvasta, kui nüüd ka CSAC development ei ületa enda piirväärtusi, siis on ainuke asi, millega edasi liikuda saame ja kindlasti liigume ka. Jah, ja siin tuleb jah meeles pidada, et isegi kui me selle rastega mõõtmise ära teeme, see metoodika on täpselt ette kirjutatud, see on ka see, miks me ei saa nagu arvestada kellegi kaebusi kuskilt, sest kõhna tundmine on nagu väga subjektiivne asi. Aga see, kuidas rastele nagu mõõtmine käib, seda tuleb hukka selgitada, et need inimesed, kes selles osalevad ja nii-öelda seda mõõtmist nagu teostavad, on omamoodi ka sertifitseeritud nii-öelda nina, siis nii-öelda nii. Et oleks nagu tagatud usaldusväärsus, selle asul tekib nõudeõigus. Iga asi, mida me nõuame, kui on põhjendatud, meil on õigusriigu. Me ei saa tundle põhjalt, kui me hakata ettevõtet midagi nõudma, see lihtsalt ei päde. Ja kord on selline, nagu riik on ette näinud, et seda me rakendame ja isegi, ma võin lohutuses öelda, et isegi kui selle rasteri ära teeme ja see 15% on ületatud, me ei saa ettevõtete otseselt hakata homme midagi nõudma. Mis me saame selle mõõtmist, me saame aru, et mis seda alla 15% jäävad häiringut nagu põhjustab, sest mida need sertifitseeritud ninad nii-öelda teavad, et need panevad kirja need, et millised lõhnaained nagu nende hinnangul seda häiringut põhjustavad, ehk siis mis me siis pärast seda tahame teha, me saame ainult ettevõtteid käia kontrollimas tiheda taktiga, kes, ma ei tea, kui see on märgad taanid, siis pumpamise juures on ju vaatama, et nad jälgivad töökohutust mingeid nõudeid, et need luugid on seal kinni, mis peavad kinni olema ja nii edasi. Aga jah, Tarmo ka siin ennem jättis ütlemata, aga Marek ka ütles, et lõhna ei saa mõõta nii, et meil on mingi käsimõõte seada lähen kohale, mõõdan ja hakkan karistama. Et see tuleb tellida kukilt, see mõõtmine, see on keeruline protsess ja see tulema nii-öelda akrediteeritud või vastama standardile vastama, kui jälle järelevalve ei saa seda mõõtmistulemust kasutada. Mida järelevalve saab teha, kui tuleb kohale tuvastada, et seal on tõesti, ma ei tea, nagu mingid luugid lahti või mingisugune sihuke lihtne meede võimalik rakendada, mis lõhna vähendab, seda saab nõuda ja ilmselt seda teevad ka. Raster mõõtmine, kui selle kohta küsimusi kuks saab täpsemalt selgitada, et mis endast nagu ette kujutab. Ja põhimõtteliselt see kolmas punkt seal ütleb mulle, et mida ma tahtsin kogu aeg ütelda, et see arvestatakse, et kui muid meetodeid enam ei ole, kui tõesti õhukvaliteedi piirväärtuse ületamist ei suuda tuvastada, loovade rikkumist kuskil ei ole, aga see ei tähenda, et lõhna ei ole inimesi midagi häirinud, siis anname sealt edasi. Minimaalne aeg 6 kuud selle mõõtmise läbiviimiseks.
praegu on paika pannud 4 nii-öelda siis nimetame rastiks või tegelikult nagu väiksemad piirkonda, kus on 4 mõõtepunkti. Kaardi peal hästi siin näha on, aga umbes selline see esialgne plaan on. Need punased muud on siis need mõõtmiskohad. Natuke oli mõtet meile, et äkki mõned mõõtepunktid liigutada natukene poolsaare tipule ligemale. Aga muidu praegu nad paiknevad jah kõik seal piirkonnas, kust on nagu enim kaebuste põhjal pandud paika. Kas on võimalik kogu inimest? Jah, on küll, et eks me seda veel räägime läbi Kukiga, et see on Kuki esialgne ettepanek ja ma arvan, et eesmärk meil on, kui me juba seda teed lähme, siis võtta kõik need küsimused maha, et me ei kavatse seda mitut korda teha. Kui ühe korra ära teeme, et siis me saaks kõik vastused kätte ja lihtsam on pigem liigutada neid mõõtepunkte sinnapoole, kus need kõik vastused pärast meil olemas on, see, et jätta midagi tegemata ja siis me peame uuesti tagasi tulema. Kas see keskmine võetakse mõõtepunktid pääsed kohtumisest? Oskad sa tervitada, iga rask, iga võõrte uudu, kes hinnata võõrte uudu, kes jah, et siis, kui see asi tehtud on, sellest koostatakse siis hinnang ja hinnangu kõige esimene on kõik sissejuhatus, aga kõige olulisem on, et kui need hindamistulemused on olemas, siis hinnatakse vastavust häiringu tasemetele, häiringu põhjustamisega seotud tegevust, saasteainete käitiste kohta. Põhimõtteliselt sealt saaksime info, et milline käitis siis selle hindaja arvamuse kohaselt seda lõhna põhjustab ja millise iseloomuga käitis, et täpsemalt tuleb hinnata, aga eelduslikult suudetakse selleks ka see rastaine selline kujundatud, et mõõtmised paiknesid võimalikult ligidal. Ja see hinnang, see on nüüd puhtalt määrusest olenev kohustus, et me võime igatipidi muud moodi ka seda tutvustada, aga kodulehel ka avalikuks ja need, keda see puudutab, eks, et kelle osas me tuvastame ületamisi, et nendele läheb ja läheb siis ka Kliimaministeeriumile. Aga mis siis saab, kui ületab? See on see nagu pigem nagu lihtne 3 punkti, tundub väga lihtne tegevus, aga praktikas on väga pikaldane ja võtab väga palju aega. Et täna on see menetlus selliselt üles ehitatud, et kui me tuvastame häiringute ületamise ja määratleme ettevõtted, kes selles nii-öelda kumulatiivses häiringus tegelikult osalevad, sest ei ole kunagi üks ettevõte, me piirkonnale häiringute hindame, et siis tegelikult kõigilt need ettevõtted nõuda maandamismeetmete jaoks lõhnakavade esitamist. Ja see, et me sealt kvaliteetselt kavad kätte saame, võtab juba päris palju aega. Selleks peab ka nende tehnoloogiat väga hästi tundma, et kas need metoodikad, mida nad pakuvad, ikkagi aitavad mingit lõhna vähendada. See on üsna pikk protsess, aga teeme endast parima ja ei ole nagu esmakordne, meil on neid piirkonna hindamisi varasemalt olnud. Ja siis, kui need lõhnakavad on kinnitatud ja meetmed paigas, siis on järelevalvamine teema. Siis see muutub sisuliselt nagu samasugused nagu täna loast, eks ole, piirväärtuste ületamine, kui piirväärtuste ületatud, tuleb teha toiminguid. Siis on nagu sisuliselt paika pandud selle lõhnakava menetlemisega jõuame samasse kohta välja, ainult ajaliselt on palju pikem. Aga vähemalt see on mingigi variant, midagi kontrollida saada, kui piirväärtused ei ole ületatud. Ja ma olen täiesti nüüd Terviseametiga, et igasugune lõhnahäiring võiks ju olemata olla. Aga jah, eks siin on neid põhjuseid. On kiiremaid ja aegsemaid lahendusi ja kiirem lahendus oleks jah, kui me suudaks seostada nii-öelda kellegi piirväärtuse ületamise lõhnahäiringu tekkimisega, aga täna seda veel seostatud ei ole ja ainuke, kes oli Kliimaliin ja täna on maandamistegevust teinud. Ja loodame, et siis saidi mõõtmistulemused saame ka kätte ja siis on sealt põhjast otsustada, kas lähme seda rasteliga edasi või siis kui tuvastame, et siis saidis on probleeme, siis saame nende käest omakorda nõuda meetmete rakendamist ja sel juhul see siis saidiga tegevimine oleks ilmselt natuke kiirem kui lõhnahäiringute tuvastamine. Selline see menetlus välja näeb. Meetmete rakendamist on ka kindlasti omad tähtsad, mis ei ole nagu ajagraafikut ja sellist asjad, aga teie hinnang selle asjale, et kui varase kogemus, mis see võib miinus maksimum aja vahe, kui on ületatud see häiringus?
ettevõtted, kes selle lõhnahäiringu põhjustavad, nende tegevus on väga erinevad. Et sul ei ole võsita reeglit, et meie asi ongi hinnata lihtsalt lõhnakavad, et nad oleks võimalikult efektiivsed ja keegi ei lükkaks neid vajalikke investeeringuid kuskile 5 aasta kaugusse tulevikuks. Et see ongi nagu meie roll selle menetluse käigus hinnata, et kas need meetmed, mis välja vaadatakse, on asjakohased ja kas tahetakse neid ka päriselt rakendada või lihtsalt, ma ei tea, venitatakse midagi, eks ole, et ei peaks midagi tegema. Selleks see lõhnakavade hindamine meie poolt vajalik ongi, et ei laseks me sisse kirjutada sinna mingisuguseid tulevaste põlvedele ettenähtud meetmeid, et ikka võimalikult oleks nad rakendada. Kui tõhus see on, et selles mõttes, kas riigil on mingisugune nagu seadusandlust ka loodud, et teie see ettekirjutus oleks piisavalt tõhus, et nad võtaksid tõsiselt, et nad tunneks, et kui nad seda ei tee, et siis nad on sanktsioneeritud, ma ei tea, ausalt teile öeldes, kui panna nagu reguleeritud piirväärtused versus nagu lõhnateema, siis me saame kõik aru, et reguleeritud piirväärtused siis sanktsioneerida nagu tunduvalt lihtsam kui lõhnateemat, sest lõhnateemas võib olla, et sul on lõhnahäiringu taseme ületatud, aga see on kumulatiivne efekt, keegi konkreetselt süüdi ei ole, aga kõik peavad enda lõhnahäiringut vähendama selleks, et nagu inimestele tuleb häiring oleks kokkuvõttes nagu talvuse piir. Et see on nagu siuke mõnes mõttes nagu koostöö, eks ole, aga tänase ministrimäärusega ongi niimoodi paika pandud, et meil on õigus nõuda, järelevalve nõuab need kavad, meie nagu hindame ja hinnatakse ka see koosmõjus, selle annab Kukra selle hinnangu, et kas koosmõjus nende lõhnakavade rakendamine annab sellise tulemuse, nagu me tahame, või mitte. Siis kiitame ära ja hakkame rakendama, et ma ei tea, et praktikas on edulugusid ja võib-olla mitte nii väga edulugusid, aga fakt on see, et ajalises mõttes on see kindlasti pikk protsess, see ei ole nii. See on juba ajalugu, aga kas keegi öeldud selles on selleks. Kui Rõnva inimene andi 4 aasta sellega juurdada see esimese. Miks vastu 4 aasta? Ma tõesti ei oska seda ausatades hinnata, ma ei olnud isegi selle... 4 aastaga on. Kas võib-olla see on seotud ka, et Rõnva Liina suur omand on ikka Tallinnas saab? Minu kogemus Rõnva Liiniga suhtlemisel hakkab suhtlema siin sellest viimasest rahvakoosolekust põhimõtteliselt. Ja alates sealtmaalt igal juhul on see koostöö olnud avatult on suheldud, eks ole, näidatud ka päriselt ära, et millest need viibimised on, keegi ei ole nagu midagi kuskilt venitanud. Tegevused on kokku lepitud, need on püüdnud täita, kui on mingid probleeme on nagu tagasile tulnud, et sealtmaalt ma võin ütelda, et kõik on okei, see mis eelnes ei oska hinnata. Sa alustasite ka, et Kringmarine tegi seda sellepärast, et tal lisaks selle lõhnale oli mingisugused konkreetsed vastuolud ka ainete osas, mis lendusid, mis seal nõuete kohast. Antud juhul põhimõtteliselt nende ettevõtete siuke nagu hea tahe ja vaba tahe, et kui ikkagi leiate nüüd selle lõhnahäiringu teema sellest, et sunnida ta nagu miski, et võib isegi selle kava koostada, aga mingit sanktsioone ei järgne, kuidas seda ei täida. Kas ma olen õigel teel, kas on õigustes? Päris õieti ei saa, et ikkagi kui lõhnahäiring on ületatud, et siis tekib meil nagu võimalus ka midagi nõuda, aga lihtsalt see võimalus nõuda ei ole ju ühe ettevõttega seotud, et see on palju keerulisem, et kõik ettevõtted peavad tegema koostööd, peavad esitama lõhnakavad, nende koosmõju tuleb kokku hinnata, et see teeb selle protsessi keeruliselt nõuda saama, aga seal nagu piirkonnas lõhnahäiringu põhjustaja me võime kõigi peale see näpu näidata, tavaliselt kui lõhnadest räägime, ei ole nagu üks ettevõte, on nagu mingi erinevate ettevõtete kombinatsioon. Tavaliselt juhtubki see, et kutsume nad laua taha, räägime läbi ja kõik peavad enda rollist aru saama ja sellest vajadusest ja see toimib, aga see toimib ka aja. Et jõuame sinna, aga võiks kiiremini jõuda. Aga selleks peaks tõenäoliseltki meie nagu mõtlema enda seadusandlikud aktid ringi ja pigem ennetama nende lõhnade teket, kui tegelema nagu tagajärgedega, et siin räägite planeeringutest, väga hea point, eks ole. No tõenäoliselt Tallinna linnas ma kujutan ise, et üldse võhikuna olles teema, aga lihtsalt inimesena, et me teame nagu elame oma väärtustega.
Eks, et kui Tallinna linnas juhtub, et kinnitatakse elamuplaneeringud nagu tööstusaladele, siis ilmselgelt need tööstusalad lihtsalt liiguvadki ära ja võib-olla see ongi nagu lahendus, nagu me näeme, et need surutakse kellegi planeeringutega välja. Kui me vaatame nagu sealt, kuidas uued elurajoonid liiguvad kogu aeg Poolsaarele nagu ligemale ja vaikselt ehitatakse kõik täis ja tööstus kaob ära, see tulevik on igal pool selline, sõltub siis planeeringute edasiliikumiskiirusest. Aga meie teeme seda, mis meie saame teha, planeeringutesse meie ei puutu, eks ole, ja need on need meetodid, mida saame kasutada ja kasutame ka. Kas ma olen nagu õigel teed, et teie teete oma töö ära, selleks kulub mingi aeg ja siis te loodate, et seadusandlik mingil moel tuleks nagu sama ajaga järgi või siis tuleb aeglasemalt või siis ühel hetkel kuidagi nagu loogikad nagu istuvad, et siis te saate sanktsioneerima ja võetakse nagu tõsiselt, samaaegselt on mõned ettevõtted juba ära ka kadunud ja siis kuidagi nagu niimoodi iseeneslikult loomulikult pool kuidagi enam-vähem nagu 7 aasta jooksul kaob ära. Ei, nagu sa ette valesti aru, et ma ei looda midagi, et me tegeleme täpselt nende meetoditega, mis meil on, me tegeleme tegelikult ka sellega, et see nii-öelda lõhnakavade ja lõhnahäiringute tuvastamine, hindamine muutuks lihtsamaks nii meile kui menetlejatele kui ka võib-olla ettevõtetele selgemaks, et tegeleme ka sellega, et ministeerium sellega tegeleb ja meie teeme koostööd, nii et loodame, et me saame sellega korraldada paremaks tulevikus ja täna on selline nagu on, ma saan rääkida nagu tänasest faasilt, eks ole, ja ma kasutame neid kõiki võimalusi ja kindlasti me räägime ettevõtetega nii või teisiti, et ma räägin, et on ettevõtteid, kes teevad koostööd, on ettevõtteid, kes ei tee, keda saab ainult sundida ja nõuda, ei ole nagu hea näide, aga nende ettevõtete jaoks nagu sundida nõuda, õigusriigis peab olema nagu alus ka, et seda teha, eks ole, ja seda saab teha ainult õigusaktide alusel, ei saa nagu tunde pealt nüüd teha, midagi on selles osas parata. Ja kui ettevõte nagu, ma ei tea, käitub mõistlikult, eks ole, ja on mingid meetmed võib-olla, mida ka meiega arutab, mis ei nõuakski temalt mingit erilist rahast välja minekut, teeks koostööd, jooksime tuleb mingi rutem, aga paraku ei ole kõik ettevõtted sellised, et tahaks, et see midagi teha. Lisaks sellele, et lõhnaga, et samaaegselt me tegeleme sellega, et ei kontrollime seda, et ettevõtted peavad kinni nõuetest ja sellest, et mis on siis need normid, mis nüüd õhku läheb, et ka need oleks vastavalt nii loa tingimustele, kui mis seadustele tehtud normidele. Ja sellepärast, mis siis ei lõi seadus või see lõhna osa, sellega läheme paralleelselt tegelema. Ütleme nii, et seadus reguleerib, aga need on pehmed meetmed, eks ole, et nende jaoks tundub rohkem aega ja vaeva näha. Aga kindlasti me kasutame neid ka, kasutab kõiki võimalusi, meil on. Mis seal võimalus ongi, kui on kavad esitavad, et seda kinni ei pea, mis see teie pool, kuidas te saate survestada, et seda kavast kinni peaks, et midagi muutusi teeks? Meetmete rakendamist on juba sundida, et see on järelevalve teha. Kui ta on juba nagu kinnitatud meede, siis seda peab tegema. Ta muutub nagu sisuliselt nagu samaväärselt nagu loa tingimusega kokku, seda ka ära. Omalt poolt lisan nende planeeringutega seoses, et siin ka jällegi on ju, et planeeringute puhul põrkuvad ju samuti erinevad huvid. Et näiteks kui ma võtan selle sama Hundipea planeeringuala, kus täna siis Green Marine tegutseb ja tegutseb vist üks laevaremondi ettevõte, et seda planeeringut on menetletud 15 aastat. Ehk siis selle aeg oleks olnud võimalik pool sellest alast juba välja ehitada ja neid ettevõtteid sealt ei oleks juba olnud ammu ilma. Et see on kindlasti ka asi, millega tuleb edasi liikuda, aga samas on jälle nende kiiruga kehtestatud suurte planeeringutega kaasnevad ju järgmised mured, kuhu kõik need inimesed, kus nad sõitma hakkavad, parkima hakkavad, ühistransport ei tule järele. Et sellega on ju järgmised häiringud, et liiga palju inimesi pressitakse kokku, sest ega ettevõtjad on ettevõtjad, nemad tahavad oma kinnisvara arendada, nemad ei pea linna taristut üksinda üles ehitama, aga linn ei tule jällegi nii kiiresti järgi. Ja kahjuks on nii, et neid ettevõtteid siia meie Poolsaarele on kogunenud päris palju, nad ei ole siia tulnud üleöö, vaid on olnud siin ju pikki aegasid ja ka oma investeeringut teinud siia mingisuguse pikema vaatega,
et ei käi ka nende kinnipanemine nii-öelda üleöö ja tahte alusel, et peame kuidagi koos hakkama saama. Aga ma püüan võib-olla kokku võtta nüüd niimoodi, et nagu meie kuulsime, on olemas see nii-öelda kiirem ja natuke nagu sirgjoonelisem protsess, kui on tuvastatud konkreetne häiring. Siis on rikutud kas luba või seadust, järelevalve saab peale minna ja nõuda millegi tegemist kohe. Ja siis see nii-öelda pikema vaatega protsess, millega me nüüd edasi liigume, oleme kolleegidega kokku leppinud, on siis see raster mõõdistamine, mis nagu kuulsite, kestab pool aastat, millele järgnevad siis need nii-öelda kokkulepped ettevõtetega ja siis järeltegevused, mis siis juba omandavad ka sellise nii-öelda sanktsioneeritava vormi, on ju, et siis on ka jällegi need sammud nii-öelda lihtsamalt tulema. Aga kahjuks selliseid üleöö lahendusi ei ole pakkuda. Kõige kiirem lahendus tõenäoliselt, mis Tarmo mainis, on see üks ettevõte, kes lõpetas nüüd oma tegevuse, see nii-öelda häiring on laualt maas või kohe-kohe saamas laualt maha ja teine käega katsutavam on siis Green Marine'i tegevused, mis peaks siis saama juuli alguseks tehtud. Ja ma julgustan veel, et tõesti nendest häiringutest teada andma täpse aadressi põhiselt. See annab kindlasti sinna rastermõõdistusele ka nii-öelda tuuma juurde, et siis me saame need nii-öelda häiringukohad ikkagi aadressi täpsusega määrata ja need tuulesuunta ja kõik need modelleerimised on natuke sisukamad. Et loomulikult see mõõdistamine ise on kõige suurem sisu, aga me ikkagi saame kas seda mõju või nii-öelda kanduvust paremini modelleerida sealt edasi. Vot. Mina vist ei oskagi rohkem midagi rääkida. Teadaanded ikka see 1247. Kuidas? Kuhu teadaanded ikka see 1247? Jah, 1247 on kõige parem, et sealt on nagu, meil endal on kõige parem võtta need andmed välja, et ka kirjalikult, loomulikult meil keegi kirjalikult samamoodi edastada, aga sellest 1247 andmebaasilt, mis meil tuleb, sealt on palju lihtsam, et meile võtta nagu hilisemalt ka töötada. Ja sealt ka on see, et kui on mingid kriisiolukorrad, sealt tulevad nagu helistatakse inspektoril, kus on valgus. Et see 1247 parem. Nii, aga siis suur aitäh, et võtsite 1,5 tundi oma ilusast õhtust ja aitäh partneritele selgituste jagamise eest ja me siis võtame Green Marine teiega ühendust, et kuidas meil on võimalik korraldada huvilistele teie juurde külla tuleb. Me ei tule mingite hordidega ja ei taha teha linnaekskursiooni, aga me paneme need nimed siis kirja ja vaatame, milliste gruppidena me saame tulla. Aitäh kõigile ja palun võtke siis ühendust. Kui me paneme selle teate avalikuks, et me hakkame seda nii-öelda külaskäiku organiseerima, et siis me paneme need kontaktid sinna juurde, et kuidas see nii-öelda registreerimine või huvi väljendamine võiks toimuda, et siis me saame ka sotti, kas meid on 10 inimest või 300 inimest, et siis peame võib-olla natuke plaani kohendama. Aga aitäh teile! Aitäh!